Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas Google Classroomis anda ülesandeid õpilastele. Ja selleks, et asi oleks lihtsam, teen ma niimoodi, et kui ma olen ülesande andnud, siis ma näitan kohe ka, kuidas õpilane seda näeb. Selleks ma pean siis jagama temaga seda koodi. Ma võin seda niimoodi suurelt klassiruumis näidata või kopeerida, panna selle kuhugi e-kooli. Ja teine võimalus on, et siin people all on võimalik ka plussmärgiga panna õpilase meiliaadress ja kutsuda teda, et listide puhul see ei tööta, aga üksikute meiliaadresside puhul töötab küll. Tema tahab ühineda klassiga, tema sai koodi, klõpsab join ja ongi klassiga ühinenud. Nii, praegusel hetkel tal siin ühtegi ülesannet ei ole, sest ma ei ole midagi andnud, aga ülesannete andmine läheb siis selle Classworki kaudu. Siin on võimalik nüüd endal teha selline ilus süsteem ka, et ma võin need ülesanded kõik panna erinevate teemade järgi ja nii edasi, aga ma praegu näitan, kuidas see põhimõtteliselt käib. Nii, kõigepealt siis klõpsan nupule Create ja valime kohe selle esimese, Assignment. Ja nüüd ma saan siis kirjutada ülesande, mida ta näiteks tegema peab. No ütleme näiteks, et esimene on kirjand suvest ja siis siia saan pikemalt veel kirjutada, et kirjuta oma suvest. Nii, siis ma saan ära määrata, palju sellest punkte võib saada, et kas ma annan näiteks sellest 10 punkti. Ma võin panna ka selle, et mis ajaks see peab valmis olema ja siis ka mingisuguse teema alla ta otse panna. Samuti saan ma lisada siia juurde vajadusel faili, Google Drive'ist võtta otse, video võtta ja linkida. Ja siis siin assign all, siin on siis selline variant, et kas ma saadan selle kohe talle ülesandeks, kas ma panen ta siis niimoodi, et tal on mingiks kuupäevaks see. Et tihti, kui te panete assign, õpilane saab kohe meili ja hakkab lahendama, ma võin ka panna nii, et ta saab selle näiteks alles homme kätte. Või siis ma salvestan mustandina. Nii, mina panen nüüd kohe assign. Ja nüüd see ülesanne siis läheb üles, saadetakse õpilasele ja õpilane näeb seda siis enda Google Classroomis. Vaatame, kuidas õpilane näeb. Nii, läheme siia Classworki alla ja mulle on tulnud siis ülesanne kirjand suvest. Nii, võin ma siis klõpsata siin selle View Assignment, vaata ülesannet. Nii, ja nüüd ta alguses õpetab ka mind, et kuidas ma siis toimetada saan. Et esimene asi, ma saan siis lugeda läbi, mida ma tegema pean ja siis siin paremal pool on see plussmärk Add or Create ja siin ma saan nüüd valida, et kuidas ma seda siis tahan teha. Et kas ma võtan Google Drive'ist mingi dokumendi, kas mul on näiteks arvutis mingi fail, kuhu ma olen kirjutanud, või ma loon lihtsalt Google dokumendi eraldi. See on õpetajaga siis kohe automaatselt jagatud, ma ei pea sellega midagi tegema, võtan selle lahti. Nii, ja saan siis siia kohe kirjutada, et minu kirjand. Ja kui ma olen siis enda meelest selle kirjandi valmis saanud, siis siin üleval on selline nupp nagu Turn in. Kui ma klõpsan nupule Turn in, siis see tähendab, et mina seda enam muuta ei saa, ma saadan selle õpetajale ja see on selles mõttes nagu väga hea, et kui õpetaja ütleb, et vot see on tähtaeg, siis selleks ajaks on need asjad üleval. Tegelikult mina õpetajana näen seda kirjandi kirjutamist juba praegu, et kui ma võtan nüüd need View Assignment lahti, siis ma näen, et õpilane tinkercad sellega toimetab ja ma saan tegelikult joonelt näha otse ka, kui ta kirjutab, kuigi ta ei ole seda veel tegelikult esitanud, nii et ma juba siin näen, mida ta siis teeb. Nii, aga kui nüüd kujutame ette, et õpilane sai oma kirjandi valmis, klõpsab Turn in, nii, vajutan uuesti Turn in, siis siin õpetaja saab hakata neid asju siis parandama. Nii et võtame uuesti õpilaste tööd, nii, ja klõpsan uuesti nüüd selle lahti ja mis on nagu hästi mugav, et tegelikult ma saan siin seda lugeda, ma saan seda kommenteerida, ma saan saata privaatseid kommentaare, ma saan öelda näiteks, et ta sai 0 punkti sellest ja ma saan kohe vajadusel võtta siit järgmise õpilase, et praegu on mul ainult üks, siis mul ei ole, aga muidu oleks mul siin kõik õpilased. Ja siis, kui ma olen selle ära teinud, vajutan Return, saadan õpilasele tagasi ja ta saab siis vaadata, et mis läks hästi, mis läks halvasti.
nii, aga vaatame nüüd veel, et mismoodi veel siis neid ülesandeid siin anda saab. nii, võtan uuesti Classwork, Create ja võtame veel kord selle assignmenti ja teeme nüüd niimoodi, et kui mul on Google Drive'is näiteks mingisugune asi juba valmis, nii, otsi allika autor. nii, jälle võin panna siis täpselt instruktsiooni ja kui ma nüüd klõpsan siia Google Drive'i märgile, siis ta näitab mulle minu dokumente. nii, ma valin selle, allika autori määramine, ühe töölehe ja nüüd on niimoodi, et ma saan siin määrata, mida siis õpilased sellega teha saavad. kas õpilased näevad seda, õpilased saavad toimetada, aga siis nad toimetavad kõik koos, aga kõige mugavam on see, et tee igale õpilasele koopia. Tee igale õpilasele koopia sellest failist, panen assign ja jällegi siis õpilastele läheb see ülesanne. nii, õpilasel ilmub ta jälle siis, ma olen nüüd õpilase vaates, ilmub siis tegelikult ka postkasti tuleb teade ja siis siia Classworki alla tuleb siis uus ülesanne, otsi allika autorit. nii, vaatame seda. nii, ja nüüd te näete, et nüüd on tegelikult siia tekkinud üks osa veel, mitte lihtsalt add or create, vaid siin on juba nagu fail kohe olemas. nii et kui ma selle lahti teen, siis mulle ongi tehtud koopia sellest õpetaja failist. mina saan siis seda jälle toimetada, teha täpselt nii, nagu siis õpetaja on tahtnud selle aja jooksul, mis mulle siis on antud ja kui on valmis, siis klõpsan jälle turn in. nii, vaatame, mis tüüpi ülesandeid veel saab teha. siis tegelikult saab ka teha selliseid quiz'e, et kui ma selle peal klõpsan, et see on nüüd näiteks mingisugune siis test, siis ma saan teha, kui ma võtan nüüd klõpsan selle blank, siis ma saan luua nagu selles mõttes täiesti testi moodi asja, et panen pealkirja ja näiteks, et mis värvi on taevas, panen vastuse variandid, punane, sinine, roheline ja siis vastuse vaatest määran ära, mis on õige vastus ja määran ka ära, mitu punkti ta saab. Et see on veel selline eraldi teema, et kuidas neid teste teha, sellel ma nii pikalt ei peatu, aga tegelikult täpselt nii, nagu te teete Google Formi, on võimalik Google Formis teha ka testi, mis siis arvutab punkte ja kõike muud. Ja kui ma olen siis selle kõik valmis teinud, paneme siia pealkirja ka test, siis ma saan jälle määrata, kui palju punkte see annab, näiteks 5 punkti, kas ta läheb nüüd kohe välja või ei lähe kohe välja ja siis jällegi siis, kui ma saadan selle ära, assign, siis ta ilmubki õpilasele, nii et vaatame jälle, kuidas õpilane seda siis näeb. nii, lähen jälle oma siis Google Classroomi, vaatame siin töö all, on test ja kui ma selle peale siis klõpsan, teen selle lahti, saan täpselt ära märkida, et näiteks sinine, võin isegi lasta endale koopia saada ära. nii, ja siis nüüd saan vaadata ka, kuidas siis tulemus oli, et mul oli tulemus õige, et õpetaja saab seda kõike määrata. Ja minul on siis, ilmuvad need asjad siis pärast ilusti, ma näen, kes selle asja siis on ära teinud. nii, ja create all on võimalik eraldi küsimusi ka siin all kohe teha, on võimalik materjale panna, näiteks kui mul on mingid PDF-id ja siis see reuse post on ka väga tore asi, kui ma nüüd selle peal klõpsan, siis on mul võimalik võtta mõnest teisest klassist, et näiteks kui ma tean, et siin GAG koolituse all oli mul hea ülesanne, ma tahan selle uuesti anda, valin selle välja, reuse, ja siis seda ülesannet on võimalik siis kasutada teises klassis uuesti. Et siin on jällegi, et tehakse koopia igale õpilasele, panen assign ja läheb siis õpilasele see asi. Ja kui teil neid ülesandeid tuleb siia juba päris palju, no vot siin on näha nüüd matemaatika, siis tegelikult on võimalik siia panna ka neid topikuid, et näiteks, et topik võib olla näiteks, et esimene nädal, võib ta mingi teema järgi ka olla, nii et ma saan nagu teha endale sellise ilusa struktuuri siia, sellepärast et kui te alguses muidu tegutsema hakkate, siis kõik asjad võivad teil olla natukene sassis, aga et nüüd ma saan näiteks neid asju siis tõsta, et näiteks, et esimesel nädalal kirjutasime kirjandi suvest ja otsisime siis allika autorit.
nii, ja siis kõik need minu siis hinded ja asjad, mis siin maaks on, siin on nüüd ilusti näha, et mida ma siis olen hinnanud ja kuidas need asjad on läinud, nii et tekib selline väga ülevaatlik tabel. nii, aga ja mis on veel tore asi, et tegelikult kõik need asjad on Class Drive'is, et kui ma tahaksin neid Drive'is vaadata, kui ma siia klõpsan, siis mind viiakse Google Drive'i ja siin on näha täpselt siis kõikide nende ülesannete kaustad, et kus ma saan siis vaadata, mis siin parasjagu on toimunud. Näiteks siin on ka seesama blank quiz, saan siit vaadata või neid dokumente vaadata, et need on eraldi mul Drive'is ka olemas. nii et noh, tegelikult tuleb lihtsalt vaikselt pihta hakata, vaadata, kuidas läheb ja ma arvan, et teile Google Classroom hakkab väga meeldima.